Tere kõigile, te vaatate mõtlemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2022. aasta laia matemaatika riigieksami, osa 1. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda teie omadest, kuid vastused võivad ikka tulla samad. Kõik vastused on kontrollitud Harno lehel olevatest eksamimaterjalidest. Ilusat vaatamist. Ülesanne 1. Kulumise tõttu kaotab auto igal aastal 15% oma väärtusest. 4 aastat pärast ostmist on auto väärtus 26 100 eurot. Punkt 1. Arvutage auto ostuhind. Selle jaoks kasutame liitprotsendi valemit. Sisestame arvud valemisse ning korrutame sulu lahti. Jagame terve rea 0,85-ga astmel 4. Vastuseks saame 49 999,40 eurot. Teine küsimus. Mitme euro võrra väheneb auto väärtus esimese aasta lõpuks? Selle jaoks peame korrutama alghinna esimese aasta kulumisega ehk 1 miinus 0,15. Vastuseks saame 42 499,49 eurot. Lahutame algväärtuse ühe aasta kulumisega väärtusest ning saame vastuseks 7499,91 eurot. Seega vastus on, et auto ostuhind oli 49 999 eurot ja 40 senti ning auto väärtus vähenes 7499 euro ja 91 sendi võrra. Ülesanne 2. Tuleb lihtsustada ära selline avaldis. Alustame esimesest murrust. Lugejast saame sulgude ette tuua ruutjuriksi. Saame maha tõmmata ruutjuriksi lugejast ning nimetajasse jääb alles ruutjuriks. Võtame ette teise murru. 9 miinus x saame kirjutada kui 3 miinus ruutjur x korda 3 pluss ruutjur x. Kirjutame lahti ruuduvalemid nimetajas. Liites ja lahutades kõik kokku jääb meile järgi 12 ruutjur x. Võtame nüüd algse tehte ning viime selle ühise murrujoone alla. Maha saame tõmmata 3 miinus ruutjur x sulud ning 12 ruutjur x-id. Vastuseks jääb 1 jagatud 3 pluss ruutjur x. Küsimus 2. Kas selle avaldise väärtus saab olla 1? Põhjendage vastust. See avaldis ei saa võrduda 1-ga, sest nimetaja summa peaks olema võrdne 1-ga, mis on võimatu, sest ruutjüri alt ei saa välja tulla negatiivne arv. Seega vastus on, et lihtsustatud avaldis on 1 jagatud 3 pluss ruutjür x ning avaldise väärtus ei saa olla 1, sest ruutjüri alt ei saa tulla välja negatiivne arv. Ülesanne 3. Ühes urnis on 2 valget, 3 punast ja 5 sinist kuuli ning teises urnis on 4 valget ja 8 sinist kuuli. Kummastki urnist võetakse juhuslikult 1 kuul. Kui suur on tõenäosus, et punkt 1 võetud 2 kuuli on punast värvi? Tõenäosus, et võetud 2 kuuli on punased, on 0, sest ainult ühes urnis on punaseid kuule. Punkt 2. Kui suur on tõenäosus, et võetud 2 kuuli on sinist värvi? Korrutame esimese urni tõenäosuse ehk 5 sinist kuuli on seal ja kokku kuule 10 ning korrutame selle teise urni tõenäosusega, kus on 8 sinist kuuli ja kokku kuule 12. Vastuseks saame 1/3. Punkt 3. Kui suur on tõenäosus, et võetud kuulidest on 1 valge ja 1 sinine? Selle jaoks tuleb liita tõenäosuste korrutised, et esimesest urnist võeti valge ning teisest urnist sinine või et esimesest urnist võeti sinine ja teisest urnist võeti valge. Vastuseks saame 3/10. Vastus on seega, et tõenäosused on järjekorras 0, 1/3 ning 3/10. Ülesanne 4. Tuleb lahendada ära selline võrrand. Esimese asjana võtame terve rea ruutu. Vasakul pool tuleb valem ning paremal pool kaob lihtsalt ruutjüri ära. Järgmisena viime kõik liikmed vasakule poole. Et lahendada ära ruutvõrrand, peame kasutama selle lahendi valemit. Ruutjüri alt saab välja võtta 9. Saame, et x1 on 4 ning x2 on 1. Teeme ka kontrolli, et näha, kas mõlemad lahendid sobivad või ainult 1. Kui x on 4, siis vasakule poole tuleb 4 ning paremale poole tuleb ka 4. Kui x on 1, siis vasakule poole tuleb -2 ning paremale poole tuleb 2. Seega x2 ei sobi. Vastus on, et võrrandi lahend on 4. Ülesanne 5. On antud funktsioon fx võrdub sulgudes 4 miinus x ruut korda sulgudes 2x pluss 1. Punkt 1. Leidke funktsiooni
fx.1 positiivsuspiirkond. Paneme funktsiooni võrduma nulliga. Võtame ette esimese sulu, viies 4 paremale poole. Saame x1 2 ning x2 -2. Võtame ette teise sulu, viies 1 paremale poole. Saame x3 -0,5. Paneme x-id x-joonele ning alustame joone tõmbamist alt, sest suurima astmega x on negatiivne. Kuna otsime positiivsuspiirkonda, on selleks miinus lõpmatusest -2 ja -0,5-st 2. Punkt 2. Leidke funktsiooni fx maksimumpunkti koordinaadid. Võtame funktsioonist tuletise järgmisena. Korrutame sulud lahti ning saame -6x ruudus -2x + 8. Jagame terve rea 2 ning paneme võrduma nulliga. Tuleb kasutada ruutvõrrandi lahendi valemit, et leida x-kohad. Ruutjõe alt tuleb välja 7. x1 tuleb -4/3 ning x2 tuleb 1. Kuna otsime maksimumpunkti, sobib ainult 1. Paneme ühe algfunktsiooni ning saame vastuseks 9. Seega maksimumpunkti koordinaadid on 1 ja 9. Punkt 2. Koostage funktsiooni fx graafiku puutevõrrand kohal x0 võrdub -1-ga. Paneme algselt -1 algfunktsiooni ning saame vastuseks -3. Paneme -1 ka tuletise funktsiooni ning saame vastuseks 4. Kuna meil on kõik vajalik nüüd leitud, saame kasutada puutevõrrandi valemit. Eraldades y, saame 4x + 1. Seega vastus on, et funktsiooni fx positiivsuspiirkond on miinus lõpmatusest -2 ning -0,5-st lõpmatuseni. Maksimumpunkti koordinaadid on 1 ja 9 ning puutevõrrand on y võrdub 4x + 1. Ülesanne 6. Punkt 1. Lihtsustage avaldis siinus alfa + beeta miinus koosinus kuup alfa jagatud siinus 2 alfaga, kus a on mingi terav nurk ja beeta on 90 kraadi. Lisame beeta väärtuse tehtes ning siinus 2 alfa saame kirjutada välja kui 2 siinus alfa koos siinus alfa. Siinus alfa pluss 90 kraadi saame kirjutada kui koos siinus alfa. Järgmisena saame sulgude ette võtta koos siinus alfa ning saame maha tõmmata koos siinus alfat. Samuti saame lahti siinus alfadest ning vastuseks jääb siinus alfa jagatud 2-ga. Teine punkt. Konstrueerige antud koordinaatteljastikus funktsiooni fx siinus x jagatud 2-ga graafik lõigul 0-st 3 piini ja lahendage samal lõigul võrrand fx võrdub 1/4. Lisame juurde pi väärtusi ning konstrueerime jooned. Jagame terve rea 2-ga ning saame, et siinus x võrdub 1/2. Ning sirge ja siinusjoonte lõikumispunktid on vastusteks ehk pi jagatud 6-ga, 5 pi jagatud 6-ga, 13 pi jagatud 6-ga ning 17 pi jagatud 6-ga. Seega vastus on, et lihtsustatud avaldis siinus alfa jagatud 2-ga ning võrrandi hulka jäävad pi jagatud 6-ga, 5 pi jagatud 6-ga, 13 pi jagatud 6-ga ning 17 pi jagatud 6-ga. Ülesanne 7. Väikeettevõtjaga sõlmiti kokkulepe vähemalt 160 toote valmistamiseks ning fikseeriti ühe valmistatud toote eest makstav algne hind. Lisaks lepiti kokku tasustamisviis juhuks, kui ettevõtjal õnnestub sama aja jooksul valmistada rohkem tooteid. Sellisel juhul makstakse talle 161 toote eest 8 eurot ja 50 senti ning seejärel iga järgmise toote eest 50 senti rohkem kui eelmise eest. Valmistades 180 toodet teeniks ettevõtja 1385 eurot. Punkt 1. Leidke ühe toote algne hind. Oletame, et ühe toote algne hind on p eurot. Esimesed 160 toodet 160 p. 161 toote hind on 8,50 eurot. 162 toote hind oleks seega 8,5 pluss 0,5 ehk 9 eurot. 163 toote hind oleks seega 9 pluss 0,5 ehk 9,5 eurot. Ning lõpuks, minnes seda rada edasi, oleks 180 toote hind 850 pluss 19 korda 0,5 võrdub 18 eurot. A1 on seega 8,5 ning A20 on 18. Leiame järgmiseks 20 toote summa. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks 265 eurot. Seega saame teha nüüd tehte, et 160 bit pluss 265 eurot, mis on viimase 20
produkti summa võrdub 1385 euroga. Et leida P, jagame terve rea 160-ga ning saame vastuseks 7 eurot. Teine küsimus, kui palju makstakse ettevõtjale toodangu eest kokku juhul, kui viimase toote hind on 4 korda algsest hinnast suurem? AN peab võrduma seega 4 korda algsest hinnast ehk 4 korda 7, mis võrdub 28 euroga. Paneme järgmisena 28 AN valemisse, et leida N-i. Eraldame N-i siit, saame vastuseks 40. Leiame neid kogusumma kasutades SN valemit. Vastuseks saame 730 eurot. Lahutame algsummast 20 produkti hinna ning saame vastuseks 1120 eurot. Liites selle summa nüüd meie 40 toote kogusummaga, saame vastuseks 1850 eurot. Seega vastus on, et toote algne hind on 7 eurot ning ettevõtjale makstakse kokku 1850 eurot. Sellega sai esimene osa meil lahendatud. Nagu näha, ei võtnud see üldsegi nii kaua aega, kui teemad on teil selged. Kindlasti likeige seda videot, kui oli abiks ning video descriptionis on ka playlist iga aasta lahendusi videole, nii kitsa kui laia oma. Sellega on tänaseks kõik, näeme varsti juba uues videos.